It's St. Pepsi, bitch. Aivar, mis tunded on enne jooksu? No, mis seal ikka, tunne on hea, et tore üritus ja kui koduõuele kätte tuuakse, miks mitte osa võtta. Kas lähed täna võitu püüdma või lihtsalt jooksumõnu nautima? Ei, sportlikus mõttes ma täna võitu püüdma ei lähe, et sportlikus mõttes kui võtta, siis minu selle võistluseni, kus mul number peale läheb ja midagi loeb, on 9 kuud aega ja kui ma täna siin lähen võidu peale jooksma, siis 9 kuu pärast must kindlasti ma konkurentsis enam ei ole, et täna ma lähen lihtsalt toredale üritusele motiveerima inimesi reede õhtul sporti tegema. See on niisugune, et miks minna peale tööd koju diivanile löösutama ja telekat vaatama, kui saab ka midagi sõprade ja tuttavate seltsis midagi head teha, peale mida sul on kindlasti väga hea enesetunne. Tervist! Mis üritusega on tegu? Tegemist on Otepää jooksutuuriga, mitte 3 päeva jooksuga. Otepää jooksutuuriga. Täna on esimene etapp, 10 kilomeetrit võsa vahel, kohe hakkab pihta. Rada on raske, aga huvitav, porine, vähemalt nii ta oli nädalaga tagasi. Kas te lähete võidu peale välja või jooksuvõnu peale? No mina ütlen ausalt, ma lähen alati võidu peale välja, aga ma ei võida mitte kunagi, aga ma lähen alati võidu peale välja. Aga loodetavasti kamraadid siin toetavad mind, sellest mõttes lähevad ka võidu peale, kuigi nad on sõnades alati väga tagasihoidlikud ja alati räägivad seda mõistujuttu jooksumõnust. Ma arvan, et see 3-ks jagamine siin raskel rajal on võib-olla isegi raskem, kui see maraton 42 kilomeetrit järjest läbi vastu. 3. päev saab olla ikka väga raske.
Kuidas on keha ja vaim peale eilset jooksu, kuidas on teise päeva alguse tunded? Nii nagu see teise päeva alguse tunne ikka olema peab. Ikka see eelmine päev on jalgades, mis seal salata, ega see kerge ei olnud see 10 kilomeetrit üles alla ja pehmel pinnal. Aga me olime selleks valmis ja sellega arvestanud, nii et tunne on nii nagu ta olema peab. Väga hea. Kas täna läheb ka võidu peale välja? Ma olen kogu aeg võidu peale välja, aga kas see ka võit on? Ja head võitlejad. Eks ma ikka lähen jooksma nii kiiresti kui jaksan, aga samas tuleb arvestada, et 3. päev on meil ees. Eks see ole üks keeruline jookse 3. päeva. Ja paar head sõna neile, kes kodus tugitolis vaatavad seda. Noh, mis ma oskan neile öelda? Praegu on veel okei. Homme, vaatame kuidas homme on ja homme peale seda viimast etappi on kõik eravastalt okei. Kuidas läheb? Praegu algust, kas see saab traditsiooniks teile? Me loodame ka ja väga tore, et siin oli teid näha homme ka stardis. Jaa, kindlasti.
Mis tunded on enne 3. päeva jooksu? No täna, nagu öeldakse, jõuab tuur mägedesse, täna tegelikult hakkab võistlus pihta. Tunded on mitmekesised, jalad on haiged, hing on ootusärev, hirmul, sest see tänane Kekkose rada saab olema väga raske rada, 7 kilomeetrit ülesmäge ja siis ei ole enam. Ja kahjuks pärast seda ei ole 7 kilomeetrit alla, vaid on üles jälle, need viimased tõusud ilmselt on kõige hullevad. Aga moraal on kõrge, nii et teeme ära. Aga kuidas seni tundub, kas pigem joosta maraton korraga või maraton 3 päevaga? Mulle ikka tundub, et maraton korraga on lihtsam. Aga muidugi maraton korraga sellisel rajal on jälle teine asi. Aga siiski jah, eriti vanal inimesel, nagu me oleme, ma kardan, et maraton korraga on ikkagi mõnevõrra lihtsam. Aga maraton 3 päevaga on jälle huvitav. Kekkose rada teise pool on nagu lõigutrenn, kogu aeg pults üles, pults välja, Loks üles, alla. Kohutav. Aga maratoni viimasel 7 kilomeetril ei ole hea teha lõigutrenni. Nii et oli raske, ütleme ausalt. Aga noh, ma arvan, et aeg tuli kehvem kui mu isiklik maratoni rekord, aga trenni minutit. Margus, Otepää jooksutuuri korraldaja. Tere, mina olen Marko, Otepää jooksutuuri teine korraldaja. Mis te arvate, kuidas läks tuur? Ma arvan, et tuur, me oleme ise enda osas hästi kriitilised, arvan, et paneks endale 3+, aga kuulates osavõtjate tagasisidet, siis alla 5- vist oleks patt endale panna. Aga kindlasti saab paremini, eesmärk sai täidetud, inimesed võtsid seda üritust mitte pelgalt jooksuvõistlust, vaid nii nagu mõeldud oli ühte toredat ja fun'i, samas ka rasket nädalavahetuse üritust Otepää kaunil kuppelmaastikul. Siis ei ole raske rohkem lisada. Millal viimane enda maraton joostud sai? Me käisime oktoobris jooksmas Tallinnas eelmine aasta esimene, Margus oli ka esimene ja ei väga vinge. Et see aasta kindlasti uuesti.
see aasta on jah plaan Tartu sügisjooksu maratonist osa võtta. Aga noh, see jooksutuur oli siis heaks võimalusel inimestele, kes ei taha, ei suuda, ei ole võimelised või lihtsalt ei jaksa järjest 42 kilomeetrit joosta, on võimalik endale maratoni aeg siis 3 päevaga kokkuvõttes saada. Mida te ütleksite neile, kes tahaksid ise midagi põnevat korraldada, aga senimaani ei ole veel seda julgust endast leidnud? Selleks on palju vaba aega vaja. Põhitöö tuleb ära unustada mingisuguseks perioodiks. Jah, põhitöö tuleb ära unustada ja tuleb arvestada, et asju tuleb pikalt ette planeerida, mitte jätta viimasele hetkele ja konsulteerida targematega, kellel juba kogemus on olemas. Kõik on võimalik, kui on tahtmist aega ja asjalikke inimesi. Peale hakkamist on väga palju. Et siinkohal väga suured kiidusõnad meie vabatahtlikele, keda oli nii Tartust, Viljandist kui Otepäält. Kohtume Otepää jooksuturil 2015. aastal. Kohtumiseni! Kui ta pidi maailmameistrivõistlustele minema ja Tallinna lennujaamast starditi, siis see vend saadeti Siberisse ja tegelikult võistlustamas mujal, sest konkurendid kartsid ja nihukene töö käis ikka uskumatu. Seda meest hoiti võistlustelt eemale, midagi pole teha, et oleks kõik ära võtnud, see juba Vilm otsa või?